11. katse tehtud. See on siis ka nii-öelda eelviimane, tavaliselt siis selline veel viimane selline nagu suurem pingutus ja korraldajad proovivad teha sellise väikse maasika alati, et oleks võimalik neid kaarte segada seal lõpus. Hommik hakkas meeletu uduga, alguses oli suur paanika seal, et kas üldse katset tehakse lõpuni, et kas tuleb poole lühem või mis seis on, et kuna katse start viibis nagu 2,5 tundi, siis istusime seal pikalt Ristoga. Siis hakkasime sööma ja kuna kõht läks tühjaks nii pika ootamise peale, kell 11.30 startisime. See oli natuke viga, sest et nii kui katse hakkas pihta, siis ikkagi seal tüünides oli niisugune nagu vähe, ütleme nagu iiveldama ajas kergelt, aga ei olnud hullu. See läks paremaks ajas, lihtsalt, et edaspidi teadmiseks, et ei ole vaja enne starti pugida mingit šokolaadi näost sisse. Ja siis, mis edasi sai? Katse algus oli jah, hästi tihe liiklus oli. Põhimõtteliselt oli meil, ma ei tea, iga mõne minuti tagant tuli kellestki mööda sõita ja oli selline rada oli hästi nagu katki sõidetud, selline hästi auklik oli ja raputus palju, aga liikusime omas tempos, et kuna meil niikuinii on strateegia olnud pigem varvlane, kus ta on siis peos või looka katusel, et me võtame selle varvle seal praegu. Et me teadsime, et Pachuska arvatavasti täna meist mööda läheb ja ei lastud ennast sellest häirida, et meil on ikkagi suur eesmärk on see võistlus lõpuni tulla ja täna ka ikkagi oli seal mitu sellist korralikku nina peale kukkumist, et meil siin kõrval auto Marcos Moraes panigi täna üle katuse ja tulid sealt keskelt poole pealt maha. Et ohud on igal pool. Ja meil endal ka olid mingid elektrikalad hakkasid lõpus tekkima, et armatuur ühe pauguga just kuskilt lõi lahti mingitest kinnitustest ja siis kõik need ristotahvlid ujusid seal niimoodi üles-alla ja hoidisid kinni seal poole ja meil on viimased 50 kilti. Et ega ei olnud nagu päris selline nagu nii-öelda lihtsalt läbi kulgeda. Aga jah, tehtud vähemalt ja homme on siis veel viimane sutsakas, et loodame, et siis see tehnikajumal, kes meid on siiamaani üsna hästi hoidnud, et hoiab lõpuni ja ise ka ei tee ühtegi mingit boonusasja lõppu ja saame selle kurikuulsa Dakari lõplikult kirja. Kõik.